Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Krimiraadio. Tere taas, on teisipäev, kell on mõni minut üle 1 ning loomulikult on sel ajal eetris Krimiraadio. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Tänase saate teises pooles on meil külas Tallinna vangla direktori asetäitja Enar Peht ning me püüame selgusele jõuda, miks ikkagi möödunud aasta suvel pidi vanglamüüride taga elu jätma lühikeseks ajaks karistust kandma saadetud noor inimene. Kes siis lõpuks vastutab, on see riik või keegi teine ning kui suur on juhtunus vangla süü? Aga saate esimeses pooles vaatame otsa rahvusvaheliselt tagaotsitavate Eesti kurjategijate nimekirjale. Kes selles nimekirjas figureerivad, miks nad seal on ja kui kaua on, sellest kõigest räägib meile Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambra. Tere tulemast Krimiraadiosse, võiks öelda taas. Tere! Urmet, kui pikk hetkel on meie tagaotsitavate kurjategijate nimekiri? No keskelt läbi 250 inimest igal aastal nimekirja lisatakse ja umbes 250 ka tabatakse, et on sellise nulli jõudev nimekiri peaaegu, me ütleme need laivis, aga jah, ta on olnud oluliselt pikem, et nüüd on viimased 5-6 aastat on seal 250 juures olnud. 250 inimest on meil aktiivses tagaotsimises, nii võib öelda. Täpselt, ja igal aastal 250 inimest ka tabatakse, et kuna meil on varasemalt jääki ees, siis põhimõtteliselt me ei jõua kunagi küll otseselt nulli, aga me saame sama palju kätte, kui palju üles laeme. Millised on peamised põhjused, miks üks inimene sellesse nimekirja satub? Millega ta on hakkama saanud või mille eest ta pagemas on? Ja, et üldjuhul tagaotsimist pannakse ja saabki panna ainult kindlatel põhjustel, tingimustel, et selleks on kas siis hoitakse menetlusest eemale või siis kohtuotsuse mitte täitmine, et need 2 pealmist põhjust ja isiku asukoht ei ole loomulikult meile teada, et siis ka politsei nad tagaotsimisse või siis kohus ka paneb. Kes on praegu politsei hinnangul selline võib-olla kõige ohtlikum tagaotsitav, kes meil praegu nii-öelda paguluses on kuskil? Raske hinnata, et kes on ohtlikum, sest et tagaotsitavatega on selline lugu, et ega me ei tea, kuidas nurka surutud nii-öelda kurjategija tegutseb, et kõik, kes on kuriteo toime pannud, ükskõik mis kuriteo siis ja esiteks ka põgeneb, ta võib igal juhul olla ohtlik, et küll aga meil on inimesi, kes on rahvusvaheliselt tagaotsitavad ja kes on siseriiklikult tagaotsitavad, et rahvusvahelises nimekirjas on hetkel Mihkel Veskus, kes siis on narkokuriteost on tagaotsitav, seal Topis ja Margus Nõmme, et tema on laste seksuaalse ärakasutamise eest tagaotsitavaks kuulutatud, et nemad on hetkel siis ka Europoli kodulehel üles laetud. Et võiks siis öelda, et nemad on hetkel Eesti enim tagaotsitud kurjategijad? Ütleme, et kõige avalikkusel kõige laiemalt nii-öelda otsitud, et saaks nii öelda, et see, keda politsei veel oma meetodiga kõiki otsib, et neid nimekiri on veel. Kui palju praegu tagaotsitavate isikute hulgas on neid, kelle puhul võiks arvata või on alust arvata, et nad jätkavad kuritegelikku tegevust? Ja, et võiks öelda, et enamus, et tagaotsitajaid oleme saanud kätte nii Mehhikost, USA-st, Indoneesia, Tai, Araabia Ühendemiraadid, Valgevene ja Venemaa, et ja nimekiri on kindlasti veel Hispaanias hästi palju Eesti tagaotsitavaid, aga need, kes pannakse kuritegusi edasi toime, meil üks küberkurjategija, kes on Indoneesia ja Tai vahel, me näeme, et ta jätkuvalt paneb küberkuritegusi toime, meil on inimesi, kes on Hispaaniasse põgenenud, jätkuvalt paneb Hispaanias tegusid toime, et võiks öelda, et enamus neist jätkab seda elustiilis, neil ei ole tegelikult raha, elatusvahendid, et seal nendes riikides elada. Miks ma seda küsisin, oli see, et võib ju arvata, et kui keegi on rahvusvaheliselt juba tagaotsitavaks kuulutatud, et ta siis nii-öelda langeb vee põhja ja ootab, ma ei tea, aastaid, kuniks siis tema nime ümber olukord maha rahuneb, aga nii see tegelikult ikkagi ei ole. Nad püüavad kindlasti seda teha, et vahetavad dokumente, otsivad endale võtsitud dokumendid, on inimesi, kes proovivad ka välimust muuta, kindlasti nad teevad kõik selleks ja ise usuvad seda, et nad vajuvad siis sinna vee põhja, et keegi neid ei otsi, keegi neid ei märka, aga lihtsalt elu sunnib neil midagi tegema, raha teenima, ega teistes riikides elamine pole odav, samamoodi pole neil seal tuttavaid sõpru, kes neid üle saaks pidada ja tahest tahtmata pöörduvad nad vana raja juurde tagasi.
Sa mainisid, Urmet, siin mitut riiki, sealhulgas ka Venemaad ja Valgevenet, kus on õnnestunud neid tagaotsitavaid tabada. No ma ei tea, kui tõenäoline meie praeguses olukorras on kuskilt Valgevenest või Venemaalt keegi sealt kätte saada? Venemaa üllatab, nii nagu teame, hästi palju negatiivselt, siis ka vahetevahel positiivselt, et kui ma nüüd ei eksi, siis alles eelmise aasta alguses helistas ta järsku meile, andis teada, et üks tagaotsitav on kätte saadud ja soovivad meile Narva silla peal ta üle anda, et see, millal sealt tuleb teade, et nad soovivad kedagi üle anda, see on täiesti ettearvamatu. On olnud inimesi, kes on 10 aastaid olnud tagaotsitavad, me oleme saatnud neile aadressi ja nad ei pea teda kinni. Nüüd me teame ka lugusi, kus inimesel on pakutud siis lepingut, et kes on tagaotsitav, et minna sõtta Ukraina vastu või anname Eestile välja, et nad kasutavad ka survevahendina. Aga on lugusi, kus tegelikult Venemaa julgeolekuteenistused siis tegelikult pressivad inimestelt raha välja, kes on tagaotsitavad, seal nad peavad maksma selle eest, et nad välja ei antaks. Et kurjategijad on selliseid lugusid ka rääkinud. Tuleb välja, et ikkagi aeg-ajalt juhtub imesid ja nad annavad seal jooksus olevad kurjategijad välja. Kas see on ime või see on teadlikult tehtud, et miks see inimene antakse meile välja, kas seal on tagamõte, kas see inimene tegelikult Venemaa poolt ära värvatud, kas ta muutub Venemaale kasulikuks, et eks seda teab Venemaa kohe ise, et meie oleme need nimekirjad tegelikult üle vaadanud, kes on siis Venemaal tagaotsitavad või kes on Venemaale põgenenud. Ja ausalt öeldes me väga palju neist ei soovigi sealt kätte saada enam, et see on omaette karistus meie jaoks, et kui nad juba seal on. Ja küsimus ongi alati, et kui ta tuleb siis tagaotsitab siia, on varavast kuriteost põgenenud, saab 2-3 aastat vangistust ja jätkab siin tegusi, et parem lasta olla seal ja varastagu seal, kui nii võib öelda. Täpselt, et me oleme vaadanud nimekiri üle, et ta ei oleks Venemaal tagaotsitav, et ülejäänud kogu Euroopa ja maailm oleks suletud, aga kui ta Venemaal püsib, siis on kõik hästi, et nii hästi kui olla saab, et jah, õiglus ei ole küll võidutsenud, aga parem võib-olla seal ja hoiame suuremad kahjud ära. No kui seda nimekirja nüüd vaadata, siis kes on võib-olla selline kõige kauem tagaotsitavate nimekirjas püsinud isik ja miks ta seal on? Ma just kontrollisin nimekirja ja kõige kauem on meil siin olnud üks elatisvõlglane, et ta oli vist Vietnami kodanik ja 2011 aastast on ta seal nimekirjas olnud, et ta ei ole oma kohust täitnud, aga jah, kindlasti on seal vanemaid, kes on siis kas aegunud, kes on nimekirjast maha võetud, et kes ei olegi tegelikult kunagi kohtu ette jõudnud, et on kurjategijad, kelle nimed on teada, aga kes ei ole enam aktiivses tagaotsimis või seadus ei võimalda meil enam. Aga kui kaua on üks tagaotsitav tavaliselt politsei aktiivses menetluses, enne kui see juhtum või see isik nagu asetatakse kuhugi sahtli põhja? Päris sahtli põhja vist ei panda kedagi, võin kohe kindlalt öelda, et see sõltub siis jälle, et kas kui ta on Eestis, siis on ühed tegevused, kui ta on välismaal, siis on teised, et kui me saame teada, et ta on kindlas riigis, me oleme sellega politseiga ühendust võtnud ja siis me oleme koos hinnanud, et tema tabamine versus Eestisse toomine, kas on mõistlik või saab jätkata teda seal hoida, siis ei ole mõnikord järgi läinud ja võib jääda mulje, et politsei ei otsi. Tegelikult me teame, kus ta on ja selle riigiga on kokku lepitud kindlad tingimused, millal ta kinni peetakse ja millal ta Eestil välja antakse, on ka selliseid juhtumeid. Aga aktiivsus sõltub just vahetust teost ka äkki, et mul meenub lihtsalt oli see Läänemere T30, kus toimus tapmine ja kõik tapmiskahtlustavad põgenesid ja üks neist põgenes ka Lätti, et siis see oli ikka meeletu suur operatsioon, et mitukümmend, 30, 40 politseinikku tegeles ühe isiku otsimisega pluss veel Läti ja me tabasime isiku, sest et oli kahtlus, et ta tahab Läti kaudu Venemaale minna. Kui palju seal nimekirjas tegelikult ikkagi võib olla täna selliseid inimesi, kelle puhul ikkagi on põhjust arvata, et võib-olla ei ole enam elavate kirjas, aga tegelikult teada ei ole? Jah, mõni neist võiks olla, aga mul hoopis selle küsimusega meenus see, kus üks inimene suutis ennast kuulutada surnuks. Aga tegelikult oli elavate kirjas, et ka vastupidine lugu on olemas, kus üks inimene tahtis olla surnud ja pääseda, nii et on olnud, aga kui me teaksime vaid, et kas mõni on äkki narko üledoosi saanud, aga me tegelikult ei tea, ja tagaotsimises võib olla ka ju teadmata kadunud inimene, kes tegelikult ongi surnud. Aga teeme siin väikese pausi. Krimiraadio.
krimiraadio jätkub, stuudios on endiselt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Külaliseks on meil taaskord Põhja politseiprefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre ning tänaseks teemaks on rahvusvaheliselt tagaotsitavate kurjategijate kirju nimekiri. Urmet, millise tagaotsitava tabamine on viimasel ajal politseile enim rahulolu pakkunud ja miks? Ma ise usun, et iga tagaotsitava tabamine, et alles eelmine nädal tabasime ühe ootamatult tagaistmel, hoopis teises süüteos läksime kurjategijat kinni pidama ja kõiki autos kontrollitud isikuid oli üks narkokuritegevus tagaotsitav isik, et kelle ma ütleks, et iga tabamine on meie jaoks väga-väga suur rõõm, sest et see tähendab seda, et me saame keskenduda millegi muule, et me ei pea panema panust nende inimeste otsimise peale, aadressi külastamise peale. Väga-väga super, kui me saame need lihtsalt kätte. Ja siiski, on ju ikka mõni eriline kaabakas, kelle otsimisse on väga palju ressurssi pandud ja võib-olla ka väga pikka aega. Ja kelle tabamine siiski on, ma kujutan ette, suurem töövõit. Jaa, kindlasti neid operatsioone mulle meenub päris mitu, et kus on tulnud hea informatsioon, et ma ei taha küll nime öelda, sest muidu see tagaotsitav saab ka teada, kuidas me saime, aga alles aastaid siin tagasi tuli ühe inimese kohta, kes oli väga pikalt meil tagaotsimise nimekirjas narkokurjategija, kes suutis ennast peita nii Hollandis kui mujal ja saime info, et ta on kolinud Võrru ühte aiamajakesse ja tegime piiramisrõnga ja see inimene tõepoolest oli seal, et ma arvan, et need on sellised politseioperatsioonid, kus sa saad informatsiooni ja sa lähed ja see inimene tõepoolest on seal. Kas on tuua mõni näide, kus tagaotsitav on kasutanud erilisi või isegi erakordseid meetmeid, et jääda kättesaamatuks ja ometigi politsei on ta tabanud? No siin oli tegelikult üks näide juba vahepeal ka see, et kes oli ennast surnuks kuulutanud, aga kas on veel mõni tõesti? Jah, see surnuks kuulutamine tõesti vist kõige erakordsem, ma arvan, aga ma arvan, et kõige enam vist võiks öelda on, kui ehituslikult mõelda, on ehitatud siis kas majja või kuskile korterisse ehitatud topeltsein, et see, kui sa lähed korterisse, siis visuaalselt on korter kõik hästi, aga tegelikult on ehitatud topeltsein, kus vahel siis inimene varjab, et neid mul meenub küll päris mitu kohe, et on leitud siis viisid, kuidas seda teha ja see on üks väike luuk, kus siis see tagaotsitav sisse poeb iga kord ja need on tõesti need meie jaoks ütleme sellised suured töövõidud, kui me oleme 3-4 korda käinud korterit kontrollimas ja kõik vihjed tulevad, et ta elab seal, iga kord käid ja teda ei ole, siis nüüd tänapäeval me juba teame, et tuleb seina paksuseid mõõta, aga jah, tol ajal veel aastaid tagasi me ei teadnud seda. Muide, kui juba vihjetest rääkida, kui palju need vihjed tulevad nii-öelda tavalistelt kodanikelt tänapäeval? Ma arvan, et rohkem vist lähedastelt ja sugulastelt tuttavatelt, et alles hiljuti, kui me siin otsisime ühte inimest, siis tema õde helistas näiteks ja ütles, et ma tean, et minu vend on seal tagaotsitav, et pigem on lähedased rohkem mures selle inimese pärast, kes siis jääb 4 tuule kätte, siis ütleme nii, et tal ei ole kuhugi minna, ta võib rumalust teha, on ka olnud üks perekond ju, kes isa oli tagaotsitav ja ta võttis kogu oma pere ja kolis metsa elama, et ka seal tuleb meil vihje sugulastelt, et ebainimlikesse tingimusse minnakse, et ütleme nii, et kui sündmus juhtub, inimene põgeneb kuriteo sündmuskohalt, siis pigem me ise, aga kui inimene juba paar päeva tagaotsitav, siis pigem inimestelt. Kuidas motiveerida avalikkust vihjeid andma või kas üldse peab motiveerima? Kui võtta protsent, et nad teavitavad meid, siis ütleks, et rohkem vist ei olegi vaja, et pigem ongi oma lähedase kaitsmine, et üldjuhul inimene, kui saadakse politsei poolt kätte, on ta palju paremates tingimustes siis esiteks kui see, kui ta oleks tagaotsitav, et väga paljud on elanud ju ka autodes, nagu ma ütlesin, metsas, kuuris, praegu talv, et süüa ei ole, raha ei ole, et pigem siis tulla politseisse ja õiguskaitse ja käia kohtutee läbi ja saada õiglane karistus ja siis oma aeg ära teenida, ütleme nii, et olgem ausad, tänasel päeval väga heades tingimustes tegelikult. Ja ikkagi, ma mäletan varasemast ajast, kui olid ikkagi sellised eriti tõsiselt tagaotsitavad, siis nende kohta olid mingisuguste linna avalike teadete tahvlite peal fotod ja seal mingisugused erilised tunnusjooned, kasvud, kaalud, võib-olla mingisugused tatoveeringud või mis iganes veel. Tänapäeval see koht, kus sa võiksid nende tagaotsitavatega tutvuda, on siis politsei lehekülg, kodulehekülg ja sellega on justkui kõik.
või on veel mingisugused kanalid, mille kaudu tähelepanelik inimene võiks siis saada kontrollida, kes on meil tagaotsitavad või siis, et kas see kahtlane nägu, keda ta nägi, on tagaotsitav? Ja, et politsei.ee lehel on tagaotsitavad fotod üleval ja ka need, keda me aktiivselt otsime, kes on just vahetult süüdeo toime pannud, siis nende pildid leiate kõikidest meediaväljaannetest, et Postimehest, Delfist, ka meie kodulehelt, et nii Facebookis kui kõigis muudes, et tõepoolest, et üldjuhul me 12 tunni jooksul need isikud tabame, et ja need, kes on pikalt, seal tekivad kõhklused ja kahtlused naabritel ja nad on võtnud politseiga ühendust. Ja mulle meenus tegelikult, et mitte ainult tegelikult lähedased tuttavad, vaid teised kurjategijad annavad ka välja, sest et väga tihti on just see kurjategija muutub neile tüütuks ühel või teisel viisil, et nad peavad talle süüa viima, peavad temast hoolitsema, siis ka nemad teevad meile vihje, et sellel aadressil on tagaotsitav, et saaks ise koormast lahti. Ja saaksid oma patutegudega edasi tegeleda, et muidu see tagaotsitav viib ka politsei nende jälgedele ja seda nad küll vaevalt tahavad. Ja täpselt, et oma kasu on ikka mängus. Kui me korra Eestist räägime, siis ma ei tea, kui lihtne või raske on ikkagi Eestis jääda kuidagi selliselt pikaaegselt tabamatuks ja mis need põhjused võivad olla, et miks ikkagi mõned tagaotsitavad suudavad ennast aastaid või ka võib-olla 10 varjata kuskile tabamatuks jääda? Jah, et kui võtta need tagaotsised, kes on Eestis suutnud, siis nad on olnud peretoetusega, et kui kõik lähedased panevad seljad kokku, koos kaitsevad, koos hoolitsevad, siis on sealt ringist läbi murda ka meil väga raske, et on ju neid juhtumeid tõesti olemas ja kus peidetakse, ühiselt peetakse valvet, et kui politsei tuleb, et siis ka kiiresti ära peidetakse inimene, et ma arvan, et need juhtumid ongi vist kõige pikema otsimisega üldse. Kas on olnud juhtumeid, kus ikkagi inimene on teie jaoks ikka täiesti kadunud ja siis äkki mingisugune juhuslik turvakaamera jäädvustus, mingisugune täiesti teise asjaga seoses võetud DNA jälg või digijalajälg, millele te olete juhuslikult avastanud, viib teid siis aastaid või aastakümneid taga otsitavaks olnud inimese jälgedele ja ka tabamiseni? Ma konkreetset juhtumit ei meenu, aga kui ma meenutangi seda eelmise nädala juhtumit just, kus auto tagaistmel on kurjategija, siis väga tihti tegelikult ongi ju see, et kus meie jaoks tuleb üllatus, me ei osanud seda inimest seal oodata. Et mul ei meenu küll, et ma tean, et oleme kontrollinud tihti inimese dokumenti, on tekkinud kahtlus, oleme sõrmejälgi kontrollinud ja on tulnud vaste, et tegelikult on teine inimene, aga seal on ikkagi kahtlus olemas, et kas sellist juhtumit, kus üllatusena täiesti tuleb meile, et see inimene tagaotsitav hetkel ei meenu. Küll aga meenuvad need lood, kus kurjategijad ise võtavad tegelikult ühendust. Et alles hiljuti üks inimene võttis Egiptusest ühendust ja ütles, et ta on tagaotsitav ja see tuli kindlasti uurile üllatusena, et ta ütles, et ma tahaks nüüd tulla ja asjad korda teha. Aga mis ta siis ütles, et olge hea, tulge mulle järele või ikkagi ütles, et kui ma Eestisse saabun, et siis tulen ise ka politseijaoskonda? Enamus ikka küsivad, et kui ma Eestis saabun, mis muga juhtub lennujaamas, et kõik kardavad seda lennukit maha tulekut ja kas siis on eriüksus vastas, et pealmine palve on see, et kas ma saan tulla rahulikult ja ise ennast välja anda. Ja lõpetuseks, kui palju ressursse politsei kulutab selliste pikaaegselt tagaotsitavate kurjategijate tabamiseks? On teil seda piisavalt või on vähe? Jah, et analüütiliselt võiksime kindlasti veelgi rohkem hinnata, et mida saaks teha nende tabamiseks, aga nagu ma ütlesin alguses, et me saame 250 inimest kätte, 250 inimest tekib, et ikka on inimesi, kes emotsiooni pealt või hirmu põhjusel põgenevad korraks. Üldjuhul ma ei mäleta, et viimaste aastatega oleks keegi muutunud pikaks tagaotsitavaks enam, et kui sa ei ole just läinud Venemaale, et tõesti Venemaa on täna see koht, kuhu minnakse, jäädakse ja kaotakse ja sealt saadetakse ka need inimesed sõtta, et aga muudes riikides üldjuhul me kas siis teame, kus ta on ja me mingi tehnilistel põhjustel või siis riigiga koostöös ei saa teda kätte või ei soovigi teda kohe saada kätte, aga ütleks nii, et meil ei ole ühtegi tagaotsitavat, kes oleks meile nagu hingel väga, nad kõik on ühtemoodi, me tahame neid kõiki tabada, ühel päeval töötame selle nimel ja igal pool on menetluste juures on ka inimesed, kes sellega tegelevad igapäevaselt.
Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre, täname, et leidsite taas aega tulla Krimi raadiosse. Meie aga läheme siit taas väikesele pausile. Pärast pausi jätkame aga hoopis teise teemaga. Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio jätkub. Stuudios on jätkuvalt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning nagu lubatud sai, vahetame nüüd teemat. Eelmisel nädalal kerkis avalikkuse huviorbiiti ja sellise huvi alla taaskord Tallinna vangla, sellepärast et kohus on kaasanud nüüd siis esmakordselt oma kambrikaaslase YouTuber Carlos Kolgi tapmises süüdistatava Marek Madisoo kohtuasjas ka tsiviilkostjana Eesti Vabariigi, et siis selgitada lõplikult välja, kas Kolgi surmajuhtumis võis rolli mängida väidetavalt Tallinna vangla tegevusetus, nagu on kannatanute esindajad seda sedastanud. Millised on nõuded, mida ametnikud vanglas jälgivad ning kuidas on tagatud kinnipeetavate turvalisus, sellest me nüüd rääkima hakkamegi ning meil on hea meel tervitada stuudios nüüd Tallinna vangla direktori asetäitjat Enar Pehki. Tere tulemast Krimiraadiosse! Tere! Kuna kohtumenetlus käib ja teema on äärmiselt delikaatne, siis tuleb loomulikult aru saada, et konkreetse juhtumi detailidesse me liialt minna ei saa. Saame hetkel tugineda vaid sellele, mis on seni avalikult kohtusaalis kõlanud. Asi, mida me saame täna avalikult välja öelda, on see, et Carlos Kolk tapeti žiletiteraga. Ja see fakt, et kambris oli vabalt saadaval žiletitera, on ka üks Kolgi lähedaste põhilisi selliseid põhjendusi, miks siis peaks nende hinnangul vangla vastutama. No teeme selle asja siis nii selgeks, kui palju saab. Kas žiletitera üldse on vanglas keelatud ese? Jah, ma kinnitan seda, et žiletitera on vanglas keelatud ese, aga võib-olla alustaksin teemast üldiselt, et mis loob võib-olla seda konteksti, milliste inimestega meil vanglas tegeleda tuleb. Et siis vangla on see peatuspaik, kuhu siis ei satu just kõige kergemate kuritegudega inimesed, et just see vangla on nende jaoks, kes siis tõesti on teinudki raskemaid kuritegusid ja korduvkuritegusid, et sellised leebemate tegudega inimesed on meil siis kriminaalhoolduse all. Aga kuidas siis vanglasse žiletiterad satuvad, et nii nagu ma ennem ütlesin, siis tegelikult on meil olemas selleks ette nähtud regulatsioon, mis üldse kehtestab sellised keelatud esemed vanglas. Et esiteks on siis ta seadusalusel, on selline laiem piiritlus ja siis on meil ka olemas selline määruse tasandil, on vanglas isegi eeskirja sinna lõpuks siis vangla kodukord, kus on siis väga detailselt kirjas, et mis meil keelatud on. Ja kui kedagi huvitab, siis meil on vangla kodulehel on need keelatud esemed tegelikult ka kirjas, et näiteks nii jutu ilmestamiseks võiksite ju nimetada, mis on teie kodukorra eeskirjade järgi päris kindlasti keelatud esemed. Sellised väga elementaarsed asjad, mida siis tegelikult ka kinnipeetavate lähedased on uurinud, et mis seal täpselt nagu keelatud on ja tegelikult kui kinnipeetav tuleb vanglasse, siis tal on täpselt samad küsimused. Et laias laastus on need kõige olulisemad asjad narkootikumid, terariistad, külmrelvad, tulirelvad, et selline suurem nii-öelda selline kirjeldus. Kui sageli seda nimekirja üle vaadatakse, sest me ju teame, et elu muutub, esemed muutuvad ja teinekord ka relvad või asjad, mida võib relvana kasutada, muutuvad, et kui sageli te seda üle vaatate? Tegelikult see on hea küsimus, et ma ütleksin, et eelmisel aastal me oleme vähemalt mingil 3 juhul teatud esemeid nagu hinnanud, et millised esemeid siis tegelikult võib kambrisse lubada. Selline varasemast mul tuleb meelde, et me oleme näiteks arutlenud selle üle, et millist mappi nagu võib lihtsalt paberite hoidmiseks kasutada, eks ole. Täna me siis on regulatsioon selline, et kõik mapid, mis on metallist osadega, on siis välistatud ja keelatud, et see peab olema ka seal on omad täpsemad nõuded, peab olema läbipaistev, et vanglaametnikel oleks järelevalve toiminguid lihtsam teha ja kõik sellega seondub. Aga kuidas siis žiletid jõuavad kambrisse?
et seda ma võib-olla peatun jah tõesti lähemalt, et Abet oma ju ometi ka jääda. Just täpselt, et üldiselt meil on lubatud kambris omada hügieenitarvet kui raseerijat ja raseerijad üldiselt on ju varustatud siis selle nii-öelda žiletiteraga ka. See on siis see plastikust jubin, kus on siis selline millimeetri laiune metalllõikur otsas, kui nii lapsikult väljendada. Just, et see on habemaja ja just, et neid on nagu erinevaid, osad on väiksemad, osad on suuremad, aga see oluline nüanss, mis seal nüüd juurde tuleb, on see, et nii kui sa selle nii-öelda koost lahti võtad, siis ta muutub automaatselt selliseks keelatud esemeks. Et meil on erinevad liiki raseerijad mõeldud, varasemalt mulle meenub, et tegelikult on vanglateenistus kaalunud ka raseerijate keelamist kambris on ju, et see ongi see eesmärk, et sellised torke lõikeriistu kambrites ei paikneks, aga seal need lahendused on siis sellised, kus näiteks USA vanglas ma olen ise nagu vaadanud, kasutatakse sellised ühekordsed ja mis on sellist tugevast plastikust või midagi sellist on ju, aga ta on tol ajal mitmed palju aastat tagasi oli see, et ta on hästi nagu kulukas, et seda igale ühele iga päev nagu anda, sest et meesterahvad raseerivad osad nagu igapäevaselt ja me ei saa langeda selles mõttes sinna äärmusesse, et me sellist hügieeni või baashügieeni tagamist vanglates ei võimalda, et ka see on meie Euroopa inimõiguste kohtulahenditega nagu kooskõlas, et me ikkagi tagame selle baashügieeni. Teine etteheide, mis kui sellest samast juhtumi pinnalt kuidagi läheneda, mis lähedastel nende esindajatel oli see, et kambrisse paigutati ebasobivad isikud. Kuidas tehakse vanglas sellist riski hindamist kinnipeetavate paigutamisel kambritesse? Esiteks on see, et vangla on selle juhtumi puhul teinud sellise juhtumi analüüsi ka, et antud juhtumi analüüsis ei ole siis sellist rikkumist tuvastatud, mis oleks nagu selles mõttes nagu toonud sellise traagilise sündmuse tagajärje. Aga paigutustest üldiselt meil oli näiteks seal teenistusvalves, mis tänaseks on tegelikult avalikult saadaval sotsiaalmeedias, siis seal siis vangla lähtuvalt sellest teenistusvalve ettekirjutustest on siis teinud näiteks või täiendanud seda paigutuskorda, tegelikult meil oli toimiv paigutuskord ka enne seda traagilist sündmust, aga siis antud juhul siis me nägime seda, et me lihtsalt täpsustasime. Näiteks kui mida me seal muutsime oli see, et me jaotasime nagu paigutuse faasi nagu kolme etappi, et seal on selline esmapaigutuse faas või selline kaalutlusfaas, siis on see paigutuse teostamine ja siis lisaks veel järeltegevus, mis meie hinnangul on vajalik teha siis näiteks peale paigutuse järgselt siis 3 päeva jooksul. Et selle valve raames, Justiitsministeeriumi teenistusvalve raames, siis tegelikult ei vaadatud ainult seda paigutamise korda kui sellist, vaid vaadati täpsemalt ka sellist juhtumikorralduse selliseid detailsemalt nagu ülesehitust, et mis osas me saaksime nagu seda parandada. Et see paigutus kui selline, mille alusel see otsus nagu üldse tehakse, et siinkohal tegelikult meil, ma olen täiesti veendunud, meil Tallinna vanglas töötavad täielikud oma ala eksperdid, kes neid paigutusi analüüsivad. See analüüs ei teki ainult mingi konkreetse inimese peal, vaid seal kaasatakse erinevaid spetsialiste, sealhulgas siis juhtumikorraldaja. Ja mida siis täpsemalt seal paigutuse juures vaadatakse, on see, et mis põhjustel ta esiteks vanglas on, milline on ta sotsiaalne taust, kuidas tal peresuhted on, kellega ta on varasemalt lävinud, loomulikult seadusest tulenevad asjaolud on ka, et me hoiame vahistatuid, süüdimõistetuid eraldi, naisi, mehi, ühes kriminaalasjas süüdistatavaid eraldi, kõik vahistatud, kellel on näiteks mingisugused piirangud määratud, neid hoiame eraldi, et neid nüansse on tegelikult päris palju.
mida me hindame ja ühtegi paigutust, mis vanglas toimub, ei toimu kergekäeliselt. Aga fakt on see, et seekord juhtus see, mida kõik kõige vähem soovisid ja kartsid. Ja kui nüüd lisada see, et ka kolmas etteheide, mida kohus on ka välja toonud, et Carlos Kolk ju andis mitu korda enne juhtunud märku, et nad ei sobi ühte sellesse kambrisse, et ta kambri kaaslasega on midagi lahti ja et seal tuleb midagi ette võtta, siis jah. Ma täpsustan lihtsalt selle ära, et kohus ei ole seda välja toonud, kohtus on toonud välja kannatanud esindajad selle fakti ja väite, et olgu täpne. Et jah, et ta nagu justkui siis ütleme on mainitud, et ta oli märku andnud selle kohta, et nad ei sobi, et see kõik, millest te ennem rääkisite, see ei pea paika, midagi seal on nihkes, et kuidas seda siis kommenteerida? Nii nagu ma ennem ütlesin, siis vangla on teinud selle juhtumi kohta analüüsi, nii nagu vangla teeb tegelikult ka, ütleme nii, kui nii saab öelda, kergemate sündmuste osas, aga samas on nagu, vajab nagu märkimis või tähelepanu meie tegevuses ja selle juhtumi analüüsi käigus ei leitud siis sellist rikkumist, mille tagajärjel saaks otsustada, et me oleme midagi nagu valesti teinud. Et küll aga ma saan seda öelda, et kui me räägime üldiselt, siis kõiki asjaolusid, mis nüüd ma eelnevalt ütlesin, mida me arvestame, siis tehakse igakordselt. Et see tähendabki seda, et meil toimub näiteks, kui ma toon näiteks, et tavalise argipäeva me teeme kuskil seal keskelt läbi päevas 5-10 paigutust. Et kui seda nagu hakata mingit moodi mõõtma, et millega me tegeleme, et see võtab vanglas omajagu ressurssi, aga ma saan selles mõttes seda kinnitada, et iga paigutus on meie jaoks oluline. Loomulikult on, mis puudutab paigutusi, kinnipeetavad ka ise soovivad, vangla teeb ise omaalgatuslikult paigutusi ja need paigutused tulevad kõik informatsiooni pinnalt. Me teeme otsused lähtuvalt sellele, mis info meil parasjagu on. Et on ka selles mõttes nagu positiivseid paigutusi, kus vang näiteks või kinnipeetav siis ise avaldab soovi, et et mul kambrikaaslane näiteks norskab, ja ongi tema siiras nagu soov, loomulikult on neid ka, kus vangid kinnipeetavad siis manipuleerivad ja just sellel eesmärgil näiteks võib-olla soovivad omale meeldivasse kambrisse nii-öelda paigutust, aga meie asi ongi siis hinnata, kas tegelikult siis tal on see mure seal või ei ole, sest me peame sellist une kvaliteeti kinnipeetavate puhul äärmiselt oluliseks, et puhanud inimene meie praktika kohaselt ikkagi on vaimselt tervem, ta suudab paremini oma emotsiooni vaos hoida, ei teki sellised asjatuid sellised rikkumisi, näiteks ka pisirikkumisi, mis ilmselgelt tekitab sellist rahulolematust, ei kanna nimesilti seal avatud alas ja midagi muud sellist. Ma täpsustan üle siiski, et kas ta siis andis teada, et ta tahaks seda kambrit vahetada või kambrikaaslast vahetada või ja kuidas te reageerisite sellest? Ma pean selle üle küsima. Antud juhul siis seda juhtumi analüüsigi sellist väga detailselt ma kommenteerida ei saa, sest on asutusesisene dokument. Muide, kas kinnipeetavatel endal on kuidagi võimalik esitada mingisuguseid ettepanekuid kuidagi, ma ei tea, turvalisuse tagamiseks, et keegi tunneb, et mul ei ole siin ohutu, mis iganes põhjus see võib olla, hästi üldistan, et ja mil määral neid selliseid ettepanekuid arvesse võetakse? Tegelikult on täna meil, kusjuures on kinnipeetavad saavad kasutada sellist tahvelarvutit ja nad saavad pöörduda elektrooniliselt ja see teeb tegelikult nende pöördumisi hulga nagu lihtsamaks ka. Kuigi on säilinud ka see olukord, kus saab paberkandjal need pöördumisi teha. See puudutab absoluutselt kõiki taotlusi, mis kinnipeetavad teevad ja sealhulgas siis ka paigutuste selliseid ettepanekuid. Ütleme nii, et need on suhteliselt sagedased ja nii nagu ennem ütlesin, alati suhtutakse nendesse väga nagu detailselt ja see meeskond, kas meil vanglas töötab,
siis peaasjalikult juhtumikorraldaja lahendab neid küsimusi, mis puudutavad paigutusi, ta kaasab seal meie teabeuurimisosakonna inimese, näiteks kui on tarvis siis sotsiaaltöötaja, psühholoogi, see oleneb nii palju, et milles see tegelik nagu probleem on. Aga kui veenev või mis sõnastuses peab see kaebus olema, et üleüldse see jutuks võetakse, sest nagu te varem mainisite, lõpuks esineb seal ka väga suurel määral manipuleerimist, et siis vanglad ehk siis vangid ise või kinnipeetavad ise üritavad oma elu seal korraldada ja endale sobivatesse kambritesse ennast organiseerida. Ja teiselt poolt siis vangla peab selle kõik läbi nägema, kaaluma ja lõpuks see kõik ongi üks suur pusle, kus vähesed tükid üksteisega hästi kokku klapivad, et see on selline keeruline üles nii teisiti, et millised sõnad peavad selles kaebuses siis olema, et ikkagi väga kiiresti reageeritakse, vähemalt nii palju, et lüüakse see kamber korrakski lahti üldse. Siin on nüüd see lugu, et ega sellist võimalus tegelikult vanglal ei ole otsustada, kas ta võtab mingi kaebuse või mitte kaebuse või taotluse menetlusse või ei võta, et me peame igal juhul läbi vaatama kõik pöördumised, mis kinnipeetavad esitavad. Et õnneks jah, mõndadel juhtudel on need põhjused nagu kergemad, aga oluline on ka see tagasiside siis sellele kinnipeetavale, et nüüd on asjaolud sellised, et alati kinnipeetav saab põhjendada oma seisukohta, siis meie asi on tagada siis vangla julgeolek, turvalisus, et need asjaolud saaks kõik hinnatud ja siis ka kinnipeetavale vastuse antud, et mis otsusele vangla jõudnud on. Aga teeme siin väikese pausi. Krimiraadio. Krimiraadio on reklaamipausilt tagasi, jätkuvalt juhivad jutujuga ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning täna on kaudselt jutuks eelmisel suvel toimunud mõrv Tallinna vangla müüride vahel, kus tapeti oma noore kambrikaaslase poolt veel noorem kinnipeetav, siis sisuloojana tuntust kogunud Carlos Kolk. No lugu on värske, delikaatne ning alles kohtumenetluses ning seetõttu me detailidesse minna ei saa, nagu siin korduvalt räägitud ja toonitame, et see on igatepidi erandlik juhtum ning seetõttu on kriminaalmenetlusse kohtuotsusel kaasatud ka Eesti Vabariik. Ja sellegipoolest on meil siiras hea meel, et nii keerulises olukorras on meiega täna ühinenud Tallinna vangla direktori asetäitja Enar Pehk. Enar Pehk, pärast seda traagilist intsidenti, nagu te siin ka saate eelmises osas korduvalt välja tõite, viidi vanglas läbi ka teenistuslik järelevalve, mille järgis vahistatude paigutamisel vanglaametnikud on toiminud oma töös vastavalt seaduses välja toodud nõuetele ning nüüd see tsitaat, tõsised konfliktid vahistatute vahel on harvad. Millised on need tõsised konfliktid, kust kohast läheb vanglas see piir, et asjast saab kuidagi selline klassifikatsiooni järgi tõsine intsident, et kas see on juba alates sellest ajast peale, kui kellegile rusikaga vastu nina antakse või millised on need tõsised intsidendid? Ma toon võib-olla natukene statistikat ka, et kui me räägime tõsistest intsidentidest, loomulikult tõsised intsidendid on sellised, mis lõpevad kellegi isiku surmaga. See võib olla kinnipeetav, aga see võib olla ka kõrvaline muu isik, eks ole, näiteks kui meil keegi töötab või viibib vanglas, et vangla asi on tagada kõikide isikute turvalisus. Et kui ma nüüd tooksin siia väike statistika juurde, et 2023. aastal suri 7 inimest näiteks vanglas erinevatel põhjustel, siis 2024 on sellised juhtumeid paraku tõesti suurenenud, on need 10, et siis võib-olla siis põhjustes ka täpsemalt, et siis 3 terviserikke tagajärjel, 1 siis narkootilise aine üledoosi tõttu ja 4 enesetappu ja 1 surmadest on siis põhjustatud, et ta ei soovinud vanglas ravi, ta oli raskelt haige. Ja 1 siis
oli siis, nagu me teame, tapmissüüdistusega. Kui sellest teenistuslikust järelevalvest veel rääkida, siis mismoodi see kuidagi niimoodi tehniliselt välja näeb? Ma saan aru, et kõik detaile ei saa rääkida, aga kuidas sisemine järelevalve toimib selles mõttes, et kes seda teeb ja kuidas seda tehakse? Kuulatakse inimesi üle, vaadatakse paberid, protokolle? Tegelikult ta nii üldiselt nagu toimibki, et nii nagu eelnevalt ütlesite, et alustuseks siis, kui meil üldiselt mingisugused olulised raskemad intsidendid toimivad, lisaks sellistele fataalsetele tagajärgedele on meil nii-öelda siis kergemad ka, et kui keegi saab mingi raskema tervisekahjustuse, et need on ka sellised sündmused ja nende pinnalt siis, mida me siis nii-öelda raskemaks peame, meil on nii-öelda endal kvalifitseeritud sellised fookussündmused, et mille üle me peame nagu erilist arvestust ja need tänase sündmuse vaates, see on üks nendest ja siis mida me teeme? Me teemegi, küsitleme nii vanglaametnikke, me küsitleme kinnipeetavaid, kõrval juures olijaid, seal on mingisugused menetlusprotseduurid, kirjalikud ütluste võtmised, suulised ja siis kõik need toimingud nagu ka fikseeritakse. Aga kes seda teeb? Üldiselt teeb seda, kui me räägime nii-öelda vangla ametnikest ja nende poolt võimalikult toime pandud sündmustest siis, ja nendega seotud sündmustest, siis neid menetleb siis meil sisekontrolli osakond ja siis need, mis puudutavad siis vangide kuritegusid, siis nende puhul on menetlejad siis vanglas teabe- ja uurimisosakond. Nii palju, kui meil teada on, siis antud juhul ükski ametnik oma kohustusi täitmata jätnud, ehk et sellist otsest süüd seal ei ole nähtud, aga juhul, kui oleks tuvastatud selge reeglite rikkumine või isegi seaduse rikkumine, mis sellisel puhul oleks järgnenud? Mis karistus või mis seda ametnik oleks tabanud siis? Tavapärane praktika on see, et kui nüüd tuvastatakse selle juhtumi analüüside pinnalt mingisugused asjaolud, mis siis tõesti on põhjustatud sellest, et mingisugust korda või reegleid või seadust on rikutud, siis algatatakse distsiplinaarmenetlus ja selles omakorda siis selgitatakse välja see süülisus, kui suur see süü oli ja siis selles ka tehakse siis ettepanek määrata distsiplinaarkaristus distsiplinaarkorras. Samamoodi tegelikult, kui me räägime sündmustest, intsidentidest vanglates, siis ka siis kinnipeetavate nii-öelda korrarikkumiste kohta toimub siis menetlus, mille siis üldiselt viib läbi siis meil juhtumikorraldajad ja ka nemad siis, nendel on võimalus siis neid distsiplinaarkorras, neid korrarikkujaid karistada. Ma saan aru, et see traagiline sündmus eelmisel suvel, mille ümber me siin räägime, tõi kaasa ikkagi teatud muudatused protseduurides, on mul õigus? Just. Samas, eelmise aasta lõpus juhtus veel üks üsna kurioosne sündmus Tallinna vanglas, kus üks kinnipeetav 3 teise vangi poolt siis koomasse peksti, õigemini sai ta vanglas korralikult peksa, aga haiglasse viidi mees mitu päeva hiljem, sest nende tõsidust ei avastatud. Mismoodi seda kommenteerida? Selle juhtumi pinnalt on siis see, et see juhtumi analüüs on ka koostamisel ja ma praegu ei saa teiega täpsemat informatsiooni selles osas jagada, aga üldiselt need protseduurid on nagu ühetaolised, et on juhtumit analüüsitakse, selle juhtumi puhul on see analüüs alustatud, seda tehakse täna. Ja kui näiteks selle juhtumi puhul midagi sellist olulist tuvastatakse, kas me oleme midagi rikkunud, siis järgnevad sellele distsiplinaarkaristused, aga täna seda öelda ei saa, sellepärast, et seda analüüsi alles koostatakse. See miks ta võtab, nagu ma võib-olla selgitan juurde aega, sest kõik need eelnevad tegevused, mis mingite intsidentidena mingid asjaolud viivad, et mitte ainult need konkreetsed juhtumid, vaid igal sündmuse puhul me sellist praktikat nagu siis harrastame seal. Kogu vangla elu
võiks öelda, käib kaamerate all või kaamerate pilgu all ja vaateväljas. Kuivõrd, mis veel peab nagu seal kaasuses olema, et vangla reageerib, et ühelt poolt kaamera näitab justkui kõike, aga mitte alati kõike, et mingisugune verbaalne seletamine, mingisugused solvamised ja halvasti ütlemised ja teinekord sõnal on väga suur kaal, et tekitada suurem konflikt, et millal te ikkagi nagu ütleme siis reageerite operatiivselt, kas see kaamera pilt, kus mingisugune sebimine või liigne lähedus juba on näha, et seal juba te lähete välja ja üritate siis selle olukorra lahendada või millal siis? Jah, et see on õigus, et vanglal selline elektrooniline järelevalve on ja kui siin detaile välja tuua, siis Tallinna vanglas on meil üle 1500 kaamera. Et siis et siin võib-olla isegi kõige kõrgema julgeolekukasutuses ilmselt nii palju kaameraid ei leidu, aga põhimõtteliselt meil on nendes kohtades, kus kinnipeetavad siis igapäevaselt liiguvad, on kaameradega kaetud. Küll aga, et asi oleks selgem, siis igas kambris näiteks kaamerat meil ei ole. Et kõik, mis toimub nii-öelda kambrites, siis meie nii-öelda elektroonilise valve ulatusse ei nagu kandu. Et küll aga on vanglal võimalus ohtlikuks hinnatud kinnipeetavate puhul siis rakendada seaduse alusel meetmeid, kus on siis selline intensiivsem valve, aga see on siis eraldi asjaoludel põhjendatud ja kaalutletud, ja selline intensiivne järelevalve on just nii kaua, kui ta parasjagu vajalik on. Et kui see nii-öelda ohtlikkuse periood on möödas, siis need meetmed võetakse ära. Lisaks on meil, kui me räägime julgeolekust, siis võimalik vastavalt siis kinnipeetavate käitumisele või siis võimalikele etteulatuvalt mingisuguseid meetmeid võtta, kui meil on informatsioon olemas, et midagi võib juhtuda, siis me saame rakendada näiteks eraldi lukustatud kambrisse paigutamist, sisuliselt nad ongi 24/7 on nagu lukus, aga neil on lihtsalt ainult siis võimalik jalutamas käia värskes õhus ja siis lisaks võime siis ohjeldusmeetmeid kasutada või rakendada näiteks käeraudasid ohutuse tagamisel. Lõpetuseks, kui suure surve all vanglateenistus täna ennast tunneb, arvestades nüüd ütleme siis tegelikult kahte üsna traagilist juhtumit siin lähiajal? Avalikkus nõuab vastuseid. Tegelikult vangla töötajad ei peaks selles mõttes nagu muret tundma, kui me oleme teinud kõik oma ülesanded nii nagu meile on ette antud vastavalt seadusele, vastavalt muudele õigusaktidele, tööjuhistele. Et siis selles mõttes vanglaametnikud täna Tallinna vanglas tunnevad ennast kergendatult küll, aga loomulikult, kuna sellised traagilised tagajärjed on juhtunud, siis ma ütleksin, et see mõjutab neid päris palju, selles mõttes palju, et kuna tegelen inimestega, mis vangla saab omalt poolt teha, siis ongi pakkuda sellist psühholoogilist tuge, me arutame neid teemasid, loomulikult me arutame sellistest asjades ka, et mis me saame veel paremaks teha, et sellised asju vanglas ei juhtuks. Et need on need küsimused, millega me arutame. Täna me tegeleme sellega, et me teeme nii-öelda sellest Justiitsministeeriumi korraldatud järelevalvekontrolli tegevusi, et seal tuleb ka järelanalüüs, et kas need ette võetud nii-öelda töökorralduslikud muudatused, kas on siis edu toonud või kus kohas me täpselt oleme. Et täna me sellega tegeleme. Tallinna vangla direktori asetäitja Enar Pehk, aitäh täna Krimiraadiosse tulemast, täname ka teist saatekülalist Urmet Tambret ning loomulikult meie häid kuulajaid. Raul Ranne ja Karl Reisenbuk tänavad teid kõiki ning järgmine Krimiraadio eetris juba järgmisel teisipäeval kell 1. Kuulmiseni. Krimiraadio.